tere! Täna on saanud kell 7 ja me alustame jälle FMS uudistega ja meil on kohe pakkuda üks põrutav uudis. Me teeme Lubjoviga, Tähetargaga ühe intervjuu ja tema räägib teile sellest lähemalt. Tere! Siin FMS uudised. Palun rääkige meile, mis maailmas toimub? Praegu on väga rasked ajad. Ma pean teile rääkima ühe uudise. Ma olen siin oma torniketes vaatanud, uurinud taevast, küll praegu ei ole tähti näha. On mis selge, no on päev ja igastahes ma olen öösel vaadanud taevasse ja ma näinud mõned liikumised seal. Ja need liikumised on meile väga ohtu tekitavad. Ühesõnaga ma ütlen koera. On tulemas, ma kardan maailma lõpp. Nüüd sai see öelda. Ja meie poole tuleb üks suur asteroid. Ja see ähvardab meid hukata kõiki. Jah. Ma soovitan teil kõigil valmistuda, varuda toitu, lahkuda maalt, minna Marsile, võib-olla elama kuhugi mujale, oodata, kes ehitavad punkrid endale, siis nemad võivad jääb siia. Aga üldiselt valmistuge. Uurige lahti, vaadake komeetide liigumisi ja kui tuleb midagi heleda. Appikene, ma juba nii nutan. Kas te saate? Palun kommenteerige, kuidas inimesed saavad ellu jääda? Mis on see kõige tähtsam asi? Inimesed ellu jääda, ma ei tea, kas see on võimalik, siin ma räägin, te peate lahkuma. Me kõik saame surma või? Jah. Aga varuge toitu, te võib-olla ei saa surma. Varuge toitu võib-olla ainult. Jah. Mis te nüüd järgmised teete? Ma uurin siit ja ma annan absoluutselt teada, kui mul tuleb uut informatsiooni ja uurige taevast. Ma tänan teid, ma ei taha rohkem sellest rääkida, kuid mu kodulehekülg on www.lubjov.blogspot.com. Sealt saate järgida minu uurimisi ja minu soovitusi, kuidas vastu pidada. Kuna see maailma lõpp täpselt tuleb? 21. detsember. Okei, aitäh teile.